Tere hommikust, kell on 7:38 ja on loomajõudiste aeg. Oktoobri viimase nädala kauaoodatud tähtsündmuseks kujunes 2010. aastal Tallinna loomaaias sündinud Amuri leopardi kutsika Hanka saatmine uude koju Praha loomaaeda. Amuri leopard on üks ohustatumaid kastlasi kogu maailmas, leopardi põhjapoolsema levikuga alamliik, keda praeguseks on loodusesse alles jäänud vaid 40 isendi ringis. Hetkel on Amuri leopard ainuke suur kastlane, keda planeeritakse taasasustada loodusesse, kasutades loomaaedades sündinud loomi. Amuri leopardi taasasutatakse tõenäoliselt Sihote Aliini Mägismaa lõunapiirkonda, alale, kust nad kadusid enam kui 30 aastat tagasi. Vastavalt liigi rahvusvahelise koordinaatori otsusele ootab Hankat Praha sees paariline. Tšehhimaale saadeti ka lumekakupaar ja 2 valge kurge. Pääs linnutiikide sillale on külastajatele talve poolaastaks suletud, kõik veelinnud on veest välja tõstetud ja puude otsa kuivama riputatud. Ning päikeselised ilmad võimaldavad nautida veel lühimat õuesolekut isegi väikestel ahvidel ja kääbus jõehobudel. Kogu lugu. That's it! Ja häbematult vähe ja vähe informatiivset loomajõudised. Ja rohkem on vaja rohkem. Võtke ennast nüüd kokku, loomajas on palju loomi, kellest veel rääkida. Ja rääkige näiteks kasvugi loomadest üle, et kuidas looma ja töötajate omavahelised näiteks suhted on? Millised eksessid on olnud loomaaias siis gängide väljajuurimisel? Teadupärast on loomaaias sõraliste gäng, kastlaste gäng ja lindude gäng, kes siis tegelikult on seal taga loomulikult erinevad talitajad. Black Eagles. Ja loomulikult, kes siis omavahel hästi läbi ei saa, peavad siis, kõige kõrgemaks on lindude talitajad, sest nemad muidugi ise elavad ja liiguvad ka ainult puu otsas. Dendrobiondid. Olen mitu korda loomaaias jäänud siis pärast ametlikku sulgemist passima, kuidas siis tulevad loomaaiatöötajad puude otsast, hakkavad vaikselt niimoodi rabistama ja nad toidavad linde ka ju puu otsast ja väga naljakas on vaadata, kuidas siis kiiver kaasuarile veriseid liharibasid puu otsast alla loobitakse. See on lausa lust. Olen selle pildi saatel ise ka lustinud mitmeid nädalavahetusi loomaaias. Aga kahju, aga mis siin ikka, et kui on nii lühikesed, ega ise ei hakka ka ju midagi välja mõtlema. Ega me oleme ikkagi ajakirjanikud siin ja vahendame seda, mis on, mitte ei mõtle ise mingit jama välja. No kuulame ühe Purtsul mingit lugu ja siis räägime sellistest inimestest nagu on roolijoodikud ja muud liiklushuligaanid.